Tere jälle kõigile, tere tulemast kuulama või vaatama spordipanustamise teemalist saadet Petime. Mina nagu ikka Oskar Taimla ja saadet teeme Kristjan Häätero ja Andre Sokoloviga. No täna toimus väga oluline asi. Täna toimus Euroopa korvpalli 2025. aasta Euroopa meistrivõistluste loos, alagrupi loos, kus siis Eesti loosid ühte alagrupi Serbia, Türgi, Tšehhi, Portugali ja veel. Läti ka. No ja Läti juba oli seal. Ühesõnaga siuke alagrupp tüüme. Me siin koos vaatasime Kristjaniga seda ja vaidlesime. Enne kui ma sult küsin või Andre sult küsin, ma tahan kohe ära öelda, et olin väga pettunud selles loosis, et minu jaoks oli sellel loosil ainult üks siis nii-öelda meie jaoks nagu sportlikult määrav hetk. See oli siis loosigrupi tugevus 4, kus siis Soome oli nii-öelda, Soome varianti meil ei olnud, sest nad on juba korraldajariik ühes alagrupis. Aga Eestil oli siis 33% võimalus saada Türgi, 33% võimalus saada Gruusia ja 33% võimalus saada Iisrael. Minu meelest sportlikult neist, kui Türgil on kõik mehed kohal, Sengun, Larkin, nagu Pole varianti. No mul on raske näha Eestil varianti, et samal ajal kui Iisrael ja Gruusia oleks minu meelest on nagu täiesti mängitavad vastased ja kuna me räägime sellest soovist nagu alagrupist edasi saada 4 parema hulka minna, siis minu jaoks oli see nagu ma olin väga löödud sellest, et see loos meile andis Türgi. Kristjan, sina nii löödud ei olnud, selgita mulle. Miks sa oled nii, kas sa ei näe siis, et Türgi on nagu selgelt parem kui Gruusia? No see vahe ei ole nii suur, kui sa räägid. No minu meelest on. No ma ei tea, ma ei ala... Sengun on üks maailma parimaid. Ma olen millest see Sengun maailma parimaid? Euroopa parimaid tsentreid. No ta pole seda tõestanud FIBA turniiril, et... Kuigi ta mängi nagu justkui võiks nagu translate'ida nagu FIBA süsteemiga. Aga okei, ma segasin vahele, et... Ei, ma olen nõus, et Türgi on neist 3 kõige tugevam, aga Iisrael on minu arust ka nagu Gruusias selgelt tugevam, et eelduselt ka neil on siis kõik nii-öelda mängumehed kohal, et jah, selles mõttes nagu, kui sa mõtled 33%, et see on nagu nii suur tõenäosus, et see nagu, kui see oleks tõesti olnud mingi 10%, siis on nagu, milline ebainne. Aga see oli juba nagu enne loos juba nii reaalne, et ma nagu selles mõttes pettunud ei ole ja lõpuks me saime 3. spotist ikkagi Tšehhi, kes on ka nagu mängitav vastane ja mina ise sisimas ikkagi tahan loota, et me võime ka Lätiga mängida, et tegelikult me oleme ju Lätiga need mingi 20 aastat nagu enam-vähem mänginud, et me oleme küll alati seal pügalevõlla all olnud ja nüüd viimastel aastatel nagu Läti on teinud väga suure hüppe, nii et nad tegid suurepärase MM-i, eks ole, ilma Borzingiseta, et nende see lagi tundub hetkel väga kõrge, aga samas ma arvan, et see üldine tase on ikkagi siuke, et Eestil on siuke nagu, mis see handicap ikka on, seal on 8,5, et siuke 10-20% võimalus ikka nagu paberil, et enne turniiri, et ma ei tea, nagu... Ei ole hullu midagi. Ma arvan, et ei hullu midagi. See Serbia sealt esimesest spotist oli muidugi siuke karm, aga samas lõppkokkuvõttes, mis me lootused meile seda esimest siidi võita enne, nagu sa ütlesid, see Türgi oli nagu see võtmekoht, et see 3. ja 4. nagu, et pluss me suutsime Rootsit ka vältida, et see on ka jälle plusspoole. No just, see on Portugali, mis on nagu peaaegu, seal võiks nagu kindel asi, jah. No pigem läks nagu keskmiselt, ma ütleks, et võib-olla natukene alla nagu keskmiselt, aga tuleb ise olla nagu meeskond ja mitte nagu vinguda selle kallal, et kes meil vastas seal on, et kui Eesti siin räägib 16 hulk jõudmisest, 8 hulk jõudmisest, siis kedagi tuleb võita. Siis me peame Tšehhit seda võitma, ei saa loota, et tuleb alati kõik ideaalne loos. Ma saan aru, lihtsalt ma räägin seda, kui me räägime siin näiteks unistusest jõuda 8 parem hulka, siis see vajabki nagu heade asjade kokkulangevust ja üks nendest headest asjadest oleks olnud loos. Ja teine asi, sa ütled, et ei tasu vinguda, mulle ikkagi meeldib vinguda. Väga halvasti läks minu meelest ka, et kui seal, kes loosi vaatas, siis seal oli mingi veidrad numbreid, loositi ka sinna taha, et see siis tähendas loositi põhimõtteliselt mängude järjekorda. Ja minu meelest see schedule kukkus Eestil ka nagu väga nukker välja, et ühesõnaga siis mäng Serbiaga, mis on nagu võime põhimõtteliselt öelda on kindel kaotus ja mäng Portugaliga, mis tahaks loota, et on kindel võit, on vastavalt turniiri esimene ja viimane mäng, et kõik need elu- ja surmamängud tulevad meil siis, 3 mängu tulevad 4 päeva jooksul nagu järjest, et ma arvan, et raske. Ma ei tea, Kristjan, kui suurt numbrit sellest teha, nagu, et ega see hea ei ole. No ma ei saa su nagu sellest poleenikast aru, et lõpuks on see Portugali mäng ka niikuinii elu- ja surmamäng. Oleks esimene, teine ja 3. mäng, siis Portugali mäng on niikuinii
100% andmine. No ma toon näite, et kui Serbiaga mängiksime 3., 4., teine, 3., 4., mis iganes mäng, siis see mäng on ilmselgelt, kus me saaks anda nagu ikkagi põhimõtteliselt natukene puhkust. No okei, ma saan aru aga ma ütlen sellest, et Portugali mäng on 5, sellel pole nagu vahet. Et on see Portugali mäng 5 või ei ole. Portugali mäng on 5, jah. Serbia mäng, ma mõtlesin just on nagu see, kus et seal nagu võidu peale ei mängi, et siis see oleks võib-olla hea hetk turniiri keskel nagu anda ikkagi mängijatele vajalikke puhkusminuteid. No jah, läks nii jah, aga... Ja siis ka sealt esimesest potist, et nagu natukene lootsin Hispaaniat, et ma ei tea, et minu meelest see Hispaania on nagu selgelt oli nendest nõrgem, aga okei, räägime Serbiast ka kiirelt. Nikola Jokic'iga saab siis Kotsar madistada, et... Kas ta mängib üldse? No... Ilmselt oleneb, kui sügavale NBA play-off läheb. No mina arvan, et pigem ikkagi mängib. Nagu ilmselt ei ole millegi põhjal seda öelda. Ma ei oska hinnata, jah, ta nagu selles mõttes ta ei ole ju nii-öelda Serbiaga ju ühtegi kulda võitnud, et ma ei näe otseselt põhjust, miks ta ei peaks mängima. Ja ta ju NBA-s ka siuke mees, kes pigem nagu mängib seal iga hooaeg ligi 80 mängu, eks ole, et ma nagu puusalt ütles, ma ei näe nagu mingit põhjust, ma ütleks mingi 90% ikka mängib. Aga Serbia ilma Jokic'ita, kas see muudaks kuidagi meile söödavaks? No ma arvan, et sellisel juhul, no kui me räägime ju, me oleme siin nii-öelda need panustajad, me räägime protsentidest, et kui see muidu protsent on seal võib-olla 5%, siis ta võib-olla tõuseb sinna 10% peale heal juhul, et see kindlasti mõjutab, selles mõttes maailma parim mängija, me oleme rääkinud korvpallis, üks mängija mõjutab päris palju võimalusi, kui me räägime siin sisuliselt maailma parimast mängijast Euroopa meistrivõistlustel, siis ilmselgelt see mõjutab võimalusi. Okei, aga kossujutud paneme korraks kõrvale, et kui jalgpallist põhjust rääkida, et Andre, Eesti jalgpalli, nagu juhtus ime, et Eesti jalgpallikoondis sai punktide peale mängus kirja võidu. Nagu päriselt. Võõrsil ka. Ja löödi rohkem väravaid kui vastane. Jah, seda peab tegema tihti võidu jaoks. Aga... Ja, kuigi mõni, ütleme nii, et see värava löömine on ka, et vahel on see, et lööd lihtsalt värava poole ja püüab väravast sees palli kinni, et oli päris kummaline mäng. Ja ma olen nõus jah, et Moldova ikkagi tuli suht imelikult või see, kuidas me need väravad lõime, et esimene värav nii-öelda väga õnnelikud asjade kokkusattumus on ju, et suhteliselt vilets kauglöök, rikošett, väravaht pillab selle nii-öelda ette ja äärekaitsele. See kauglöök oleks 5 meetrit väravast tasakule. Et seal asjade kokkulangemine, siis see teine värav on selles mõttes, et kuidas... Ma vist ei ole nagu kunagi näinud sellist asja, et väravaht nagu tõrjuks nagu palli konkreetselt seistes nagu väravas sees. Meil oli päris palju õnne seal ikkagi, aga ikkagi suutsime asja veel pingeliseks teha vaatajatele, et Eesti koondise tahab ka, et nii-öelda vaataja juba telekat kinni paneks ja Kevar Palumets, kellel on siis väga huvitav nii-öelda rekord või mitte rekord, või statistikat, on 5 koondise mänguga 2 punast juba võtnud. Et jõuline keha seal keskväljakul ja võttis taaskord päris kiire punase ja juhtus see, et Eestil ikkagi hakkas siis korralik higistamine pihta ja higistamine käis ikkagi suht nagu mängu lõpuni, et midagi lihtsalt ei olnud, aga nagu siin juba kommentaariumis ka kirjutatakse, et Discordis Eesti mäng tõi paljudel raha koju, et nii palju, kui mul oli endal seal nagu raha peale, ma tean, et olid ka teistel, et pigem nähti vist seda, et oleks võinud rohkem selline 50-50 mäng olla. Kihlve kontorid hindasid seda Moldovat siis ikkagi suht paljud nagu tugevamaks, et Eesti oli seal vist 4 veits üle kanti nagu praissitud suht okei koht ja kus siis nii-öelda proovida nagu Eesti koondise peale panustada nii harva, kui see ka võimalik on, et selles mõttes tore, aga midagi liiga. Sa arvad, et see oli hea panus tagantjärgi? Ma arvan, et ikkagi seal oli see asjade kokkulangem oli nii suur, et ma pigem tagantjärgi ma arvan, et ega seal nii-öelda pre-match pricingus väga suurt nagu vahet ei tuleks, et nüüd kui oleks nüüd korduskohtumine, ma arvan, et seal pricingus ei oleks nagu väga vahet, et ma usun, et Moldova oleks veits olnud tugevam, kui oleks 11 versus 11 on normaalolukorras, et see, et me 5 minutiga mingi kuskile, kui nad suutsid punase võtta, et see tegelikult on täitsa nagu see on täitsa fluuk. Kordusmängus sa arvad, et Moldova on kerge favoriit Eesti kodus ka?
Ei, seda ma arvan, et on, kas on väga võrdne, see on suht võrdne nagu. No Eesti oli 4-50 või 4-75 isegi. No see on... No selle järgi ta peaks olema ilmselt suht even siis või Moldova kerge favoriit. Even siis pigem jah, et see koduväljaku eelis on suht pool väravat. Kui ma ütlen favoriit, ma räägingi seal mingist 2-50 või 2-60. Ma arvan, et ta kuskil sinna kanti nagu läheb, et ei usu küll, et siin Eesti nüüd peaks järsku tulema. Et ühesõnaga kõik, kes nagu Eesti jalgpalli usuvad, saavad ka kodumängus siis panustada, et nad Norra vastu ilmselt ja muidugi nüüd suurte optimistidena, et järgmine valiktsükkel meil vist on nüüd Norra vastu kodus, et sealt on kohe hea kergelt 3 punkti võtta, et peab petika peale panna. Kohe ja peaks olema Iisrael ja Norra vastu nüüd kodumängud, et noh, Iisrael on niikuinii on ja siis Norra vastu on selline tasavägine, et võib-olla seal meie Baskotši võtab Aalandi kinni ja mis see... No Raul Ojasaar meil käis Sokkeneti peatamata üks saade ja lubas, et Eesti saab, mis ta lubas, 10 punkti või? Ja. Ei, aga selles mõttes, et me nagu ootasime ikkagi, ootus oli õige, et me selles mõttes pidime nagu sealt võitma ja ma arvan, et see on nagu okei, et mulle pigem isegi see võit tagantjärgi nagu selles mõttes jätab on veits nagu kibe, et ta oleks võinud nagu veits lihtsamini tulla. No sa oled mängid eramusi, sa jõid 2-0. Siis on päris keeruline mängu põlevaks teha. Ja sa olid nagu 60 minutit või 50 minutit seal eramuses, sa oled 2-0 jõid. Et selle pealt sa mäng selliseks ajada. Ja, ma olen täiesti nõus, et oleks võinud nagu rahulikult koju lükates, kõik oleks olnud, et ahah, nii see ongi see meie tase, aga nüüd on jälle... Ma mõtlengi kokkuvõttes, et kui sa nagu lihtsalt ainult skoore vaatad, nüüd need 2 mängu on ju, et Iisrael 1-2 ja Moldova 3-2, et kas nagu lihtsalt skooride järgi peab ütlema, lõpuks tulemus loeb, et on soliidne, on ju. Aga kui nagu mängu vaadates on siis nagu mingit uut usku nagu sul tekkinud? Ei, no Iisraeli vastu oli väga halb. Et no mis nagu halb, et selgelt nagu oli, jälle läksid lihased laktaati täis ja mehed ei jaksanud ja see Iisrael nagu, seal käis selline tramm mingi hetk nagu üle, et ma nagu ei julge nagu peast nüüd anda, aga ma võiks arvata, et Iisrael tegi meie kastis rohkem mingi puuteid viimase poole ajaga, kui me tegime üldse väljakul nagu mingi puuteid kokku, et see, mis nii-öelda treeningmängu nad seal püsti lõid, et tegelikult seal nii-öelda kehvema õnne korral, see võib jääda ka 5-1. See on suht kurb, kui sa mõtled, et tegelikult Norra tegi Iisraeli vastu suht sama, ma ise seda mängu veel jälgida, aga ma mõnest allikast kuulsin, et Norra ikka nagu domineeris korralikult. Et see nagu tasemevahed jalgpallis on tegelikult Euroopas. Räägitakse küll, et see on mingi tase ühtlustus juba, aga kui sa nii mõtled, et siis et Iisrael pani Eesti vastu sellise pressi ja tegelikult Iisrael on nagu heal juhul Euroopa keskmik. Ja siis on nagu Norra ja siis on veel kes paneb Iisraelile ja siis on veel Norra üleval on seal nagu Inglismaad ja Prantsusmaad. Need, kes panevad seal selle vurrigeemi. Et Eesti on, et see on reaalsus selles mõttes, et aga loodame, et äkki kodust teeb Moldova vastu. Ma arvan, et see tsükkel on nagu õnnestunud, kui me seda Moldovat 2 korda nagu võidame, siis ma arvan, et võib juba rahul olla. Äkki kuskilt kobistame mingi punkti ära, kui on juba ka nägime seda Iisraeli mängu, ma küll ei loodaks. Võib-olla Ale Kokil 12 mees on ikkagi ka kaasas ja... Talupoeg lükkab 30 kilo Norra võiduma. Raha tuleb. Aga üks asi meil sissejuhatus ära õiendada, et ikkagi kui Eesti saab vahepeal seal 2 saate vahel tiitlivõistluste medali, et siis ikkagi sellest peab ka rääkima, et Johannes Erm siis 7-võistluse MM-il hõbemedal. Sellise tulemusega muidugi hõbedat saada päris karm. Et kes siis ei tea, siis Eesti rekord, võimas tulemus ja ometigi keegi teeb veel võimsamalt. Ja vist ei olnud ka, seal oli puudujaid veel ju ka. No see on selles mõttes reaalsus, puudujaid oli väga palju puudujaid. Aga selles mõttes Scott-Time ei teinud isegi isikliku kulla võitmiseks, ja see oli tal juba 30 võistlus ka, et 7 võistlus, et mingi 1,5 kuu jooksul, et selles mõttes jah, et selline see seis paraku on ja ilmselt suvel on ka nagu sama seis, et see Eesti rekord 8-15 on noolel, et ma julgen arvata, et sellega MM-il medalit ei saa. Et see 10 võistluse tase on selline, et ma ise arvan, et jah, et 2 norrakat, eks ole, pluss siis Norgabauer on kõik siuksed 8 mehed kindlad ja siis sul on veel lisaks seal nagu vanemad tegijad Lepage ja Warner Kanadast, kes on ka võimelised nagu 8-8 tegema. No ma arvan, et see on veits nagu ka mingi üle nagu see nii-öelda, sellest minust räägitakse liiga palju, et kunagi oleks saanud selle medalina, et see, ma arvan ka, et kuna see konkurents nagu viib neid nagu 11 ka nagu kõrgemale tasemele, et see, et
mis sa mingi 15 aastat tagasi oleksid saavutanud ühel tiitlivõistlusel, on ju, et see on laias laastus, mis me nüüd ikka räägime, et tegelikult on ju kõva tulemus ja see, mis poleks, on ju, see on minu arust suht mõttetu jutt. Seda tahtsin Kristjan küsida, kas see 10 võistluse seis, kas saabki nagu öelda, et on nagu kuidagi ebamaiselt kõva konkurents praegu, et tase on nagu lihtsalt nii kõrg või me räägime lihtsalt seda, et nagu ala on arenenud, et nagu lihtsalt ongi ala on arenenud, et... Ma ei ole nii kergejõustikus sees, et ma ei julge midagi öelda. Mina nagu näen seda lihtsalt tsüklina, vahepeal sul tulevad paremad sportlased ja nii on ju, siin oli mingi hetk oli siin, olid siin kettaites väga võimsad üle 70. Sa tingimata ei välista seda, et 5 aasta pärast oleme samas seisus, kus 8500 ma pigem olen selles mõttes nõus, et siin Nool ka mainis, et see on ju üldiselt tehakse kergejõustus ikkagi päris palju nagu rekordeid ja rekordid arenevad päris kiiresti. Et on siin uued naelikud ja tehnoloogia areneb, et ma ei tea täpselt, kuidas need teipad ja asjad on, aga nagu halvemaks need kindlasti ei lähe, see on nagu fakt, et need asjad saavad ainult paremaks minna, et me räägime siin aga need polegi nagu silmnähtavad, me räägime siin 0–5% ilmselt, mis see tehnika juurde pannab, aga ma pigem arvan, et ta nagu ikkagi üldjoontes areneb. Esiteks juba sellepärast, et kõik need tegijad, kellest ma siin rääkisin, on laias laastus oma mingi varajastes 20-ndates. Et ma nagu selle pealt nagu näen ainult seda ala nagu arengut. Ja tehnoloogiaga selles mõttes, et ju kuidas nagu inimesed trenni teevad, kuidas nad taastuvad, on ju. Seda räägitakse alati. See on iga spordile üle kantud. See on nagu 70 aastat räägitud. Aga ma arvan, et see on nagu selles mõttes... 10 võistlusse võib olla suurem, kuna sul on 10 ala, siis sa saad nagu iga ala see boost. Ja siis ongi see nagu see just nii-öelda, kuidas ma ütlen, asjade nagu faktor, on ju, et teibad ja naelikud ja ma ei tea, mingi odad ja mis iganes see mingi tartaan, millel nad jooksevad, on ju, et need asjad nagu võivad anda ka nagu natuke juurde. Aga okei, pikk sissejuhatus meil varumeeste pingil külaline juba ja läheb külmaks, et peame... Külma kombo. Ja külma kombo, et soeldus on ilmselt pikale läinud, et pakime selle sissejuhatuse kokku. Muidugi tasub alati meil iga saade ära mainida, et meie sponsor Coolbet on pannud taaskord välja väga mahlase auhinna meie saateks. Selle auhind on siis 500 eurot ühele vaatajale puhtalt Coolbeti kontole. Kes veel ei tea, siis selleks, et selles loosis osaleda, on vaja ühineda Petimäe spordipanustajate Discordiga, leida üles Coolbetimäe rubriik, panna sinna 5 eurone Coolbeti panus ja oletegi nagu laksti loosis osalemas. Ansip on ka kohal, Ansip on valmis olemaks esimene kahekordne võitja. Champ. Ja ka esimene võitja ajaloos, kes võidab 2 korda, aga saab ainult raha. Aga aeg on teil veel seda teha 18.30, ehk siis viimased 8 minutit on teil veel võimalus ennast sinna kirja panna, nii et kasutage kindlasti seda võimalust, mis Coolbet meie saatevaatajatele panda on, nii et kutsume külalise saatesse. Külaline. No nii, tere, oleme külla kutsunud Genius Sportsi content tiimiliidi Andre Silla. Tervist. Tervist, man. Kõigepealt ma küsin, et mis võib-olla vaatajatele kiirelt selgituseks, et mis see content tiim siis täpsemalt teeb? Väga lihtsalt öeldes me valime milliseid sporte, milliseid võistlusi, milliseid evente klientidele pakkuda. Võib-olla enne, kui me räägime kontest, ma tahan kiirelt võib-olla natuke paar asja rääkida, kuna meil siin spordipanustamise saates erinevatest sportidest tahame rääkida, aga käsipallist nagu väga harva tuleb põhjust rääkida, sest et nagu väga oots ei ole. Siis meil on ikkagi stuudios endine meistriliiga top-skoorer käsipallis. Kahjuks see nii kõrgele ei jõudnud, et 10 aastat tagasi või kuskilgi sealkandis sai teiseks tuldud. Teiseks tuldud, aga kas see oli siis nagu siuke, kui Kossuga võrreldes, et see sats, kus sa mängisid, kas see oli nagu siuke, on võrrelda nagu praegu Keila KK Egert Haller, umbes nii või? Väga hästi see nii-öelda sobib siia. Hea mängija, kuidas see on big fish, small pond. Ei no, aga saavutus sellega poolest. Ei, muidugi. No võib-olla enne kui contendi asjade juurde lähme, ma küsin kiirelt, et kuidas Eesti käsipalli hetkeseisu hindad, et koondise võitmist just olid 2 mängu, võib-olla haibiti natuke liiga üles see, et meil on üle pika aja reaalne võimalus jõuda võistlustele, suurtele võistlustele. Kahjuks olid mõningad koosseisuprobleemid ja seetõttu võib-olla jäi koondisel täielik potentsiaal realiseerimata, sellepärast mängisime siis 2 korda Leeduga.
ja mõlemad korrad saime pähe, ütleme ikkagi niimoodi ja mõlemal korral oli kõige kurvem see, et tegelikult ei tekkinud kordagi seda efekti, et äkki veel jõuame tagasi tulla või kuidagi, et jah, et selline meie seis praegu on. Mingi paberi peal vist mingi õhkõrn võimalus veel on, aga see on stiilis, et me peame Sloveeniat võitma 20-ga midagi sihukest. Ütlesin jah, et see on nagu saame Leedugas 2 nagu põhimõtteliselt nagu kindlat kaotust, et aga koefitsientid järgi olid nad suht võrdsed, et see on huvitav, et siis käsipallis nagu ütleme nii, et mingid inimesed, kes on Eesti käsipalliga nagu kursis võib-olla rohkem, nad nagu oskasid seal panustada Eesti vastu, eks ole. Aga üleüldiselt see nagu maailma nagu seda nii-öelda hinda väga ei muuta, et käsipall nagu väga populaarne panustamisspordiala ei olegi, et see lõpuks põhimõtteliselt enne mängu sai isegi Leedu nii-öelda selle võidu üle 2 koefitsiendiga rahulikult. Seal oli kindlasti see aspekt ka veel mängus, et jaanuarikuus oli sõprusturniir Leedus, kus siis meie olime suhteliselt täiskoosseisuga. Leedu seevastu kasutas väga palju, kas nüüd öelda B-koosseisu, aga teisi mehi seal ja siis me suutsime võita neid mingi 5-6 väravaga, täpselt ei mäleta, eks ole, et sealt tekkis ka see efekt, ja veel nii-öelda inimestele võib-olla juurde panna, et meil on ikkagi reaalne võimalus ja miks mitte, eks ole. Ma tean, et sa oled nagu jälginud ka nagu käsipalli ootside mõistes ka, et kui sa nagu lähme content'i juurde vastu, et kui me räägime näiteks Eesti käsipalli meistriliigast, et ma tean, oled sa kursis, kui palju Eesti bookid üldse seda pakuvad või kuidas on nagu content'i mõistes käsipall, kui palju nagu väga ei nagu hakka silma? No Eesti bookid mingil määral pakuvad, olen märganud, aga olen märganud ka seda, et on hästi palju sihukest ebaühtlust, et teinekord on 2 mängu päevas, nad pakuvad 1. Vahepeal ei paku üldse. Eesti klubid mängivad näiteks Balti liigas, mis idee poolest võiks olla nagu grammi võrra parem nii-öelda liiga isegi, kuid ka seal on vahest jälle 1 mäng on, kuigi päevas on ütleme 4 mängu, nad Balti liiga mängib tavaliselt nädalavahetusti, 2 mängu nädalavahetuse peale ka veel. Ja siis on mingi mõningad üksikud mängud on ja siis ei ole teinekord üldse. Hästi sihuke laiali on see asi. Aga miks see on nii, Oskar? Minult küsid? Küsi Andret parem, et Sohkolovi Andret siis, et miks ta optimeeris? Vahest pakute 1 mäng, vahest 2, vahest... No eks siin selles mõttes, et me oleme olukorras, kus me ikkagi consume'ime nagu seda, mida provider pakub ja kui provider ei paku, siis... Seal võib tihti, ma olen ise ka mingitel pooltel nagu töötanud, vahest on mingid automaatika, mingid nii-öelda väiksed kalad on sees, et keegi peab teil kuskil tööl vajutama umbes mingit nuppu, et nüüd see tuleks nii-öelda see Gamesportsi feed sisse, aga kuna teid tegelikult käsipalli üldse ei huvita, keegi klientidest puudust ei tunne, mitte kedagi ei huvita, siis jääbki seal see mingi 1 sekundi töö tegemata, et see... Ja keegi võib-olla ei märka ka, siis on käsipall. Ja siis ta ongi lihtsalt selle pärast, kui keegi tegelikult tahaks sinna supporti küsima, siis seal tegelikult oleks võib-olla suht suur võimalus, et nagu see mäng pannakse üles. Ja ei võib ka niimoodi olla, aga jah, et kui ma nüüd enda näitest nagu toon, et siis laias laastus on nagu alati olenenud nii-öelda providerist, et siis Andre puhul on siis see nagu Genius Sports, et kui sa sealt nagu ikkagi ostad, et siis sul on juba nii-öelda sa oled juba nii-öelda ette kokku leppinud, et mis sa nagu täpselt nagu võtad, ja kui palju sa seda võtad ja nii-öelda umbes mis nii-öelda aja nagu tsüklis on ja siis kui sealt nagu selles mõttes seda ei tule, siis mul on nagu keeruline öelda, miks seda ei tule. Laias laastus võib-olla mind ei huvita ka, kas seda käsipalli ei tule. Sa peaksid chase'ima siis nii-öelda seda provider. Sa võib ise ei märka seda ka ju. Ja et sa ise ka võib-olla isegi nagu ei pruugi seda tähelepanu, eriti kui kõik on nagu automaatne, et siis kas nüüd on või ei ole, et see keeruline nagu öelda, et kuhu taha see nagu täpselt kinni jääb, et võib olla nagu enda tehniline asi, aga ma arvan, et pigem on enamus bookmakeritel, kes siis nagu ostavad seda kuskilt sisse, siis... See point on see, et see ei ole nagu tihti bookmakeri siis nagu teadlik valik umbes, et oi, et me nüüd siin täna seda mängu ei paku, vaid lihtsalt see on nagu jäänud kuhugi nii-öelda kõrvale ja keegi polegi nagu sellele tähelepanu lihtsalt pööranud. Andre, kui palju sa oma töös pead kokku puutuma, et sul nagu tullakse küsima, et kuule, kuhu nüüd see kas käsipalli või võrkpalli või mingisugune asi kadus? Eks meil natukene seda ikka tuleb ette, aga mitte nii palju, ütleme niimoodi, et üldiselt kliendid ikkagi tahavad saada seda top kraami, eks ole, et kui sul tulebki reaalselt ikkagi tuled nagu Eesti käsipalli küsima, siis see peab olema ikka väga personaalne huvi mängus. Aga muidu, nagu
ma ei tea, kas mingitest mastaapidesse panna või nagu kui palju nõudlust nagu on üldse nagu käsipallid, võrkpallid, sihukestele nišisportidele, et on sul, on millegi kuidagi nagu võrrelda või kuidas no, nagu? Kindlasti on seal, on seda hulga vähem kui jalkat kossu, eks ole, et see, ma arvan, et käsipalli pakkumine ma pakuks, et see on seal kuskilgi võrreldes jalgpalliga näiteks mingi käsipalli on 10%, ütleme niimoodi. Jalgpalli suurusjärgust, ütleme midagi sihukest. Aga kui sa võtad näiteks käsipalli meistrite liiga, on ju, kas on nagu, kui me võtame nüüd, ja nüüd võtame jalgpallis mingi suvalise liiga, et panna need nagu ühele pulgale nõudluse poolest, et kas on siis mingi kuskil, kuhu me jõuame, kas me nagu ei jõuagi üldse, kas see käsipalli meistrite liiga ei jõuagi üldse jalgpallini või ütleme, et mingi Uganda teise liigana ikkagi jõuab? Pigem ei jõua, sellepärast, et see on ikkagi, jalgpall on niivõrd suurema nii-öelda tähelepanu all ja noh, lihtsalt seda massi, kes tahab jalgpalli nagu panustada, on nii palju rohkem või käsi, tähendab korvpalli, tennist, mis iganes, nii palju teisi. Selles mõttes ka, et võib-olla kui sa vaatad nagu nii-öelda tavakliendi sellist käitumis nii-öelda tarbimis mingisugust loogikat, seda kui ta tahab lihtsalt millegile pettida, siis see esimene samm on, et ta võib-olla lähebki sinna tennise, kossu, jalka juurde. Ta ei lähe nüüd kerima nagu seal lehel, et kurat, nüüd ma tahaks mingit käsipalli on ja et siis võib-olla sellepärast sul ongi hea, kui sul on pigem sinu jaoks on olulisem, et sul lehel oleks alati nüüd laivis näiteks olemas kas või mingid suvalised jalkaliigad või kui sul samal ajal parasjagu võib olla mingi super hea käsipalli nagu asi käimas. Aga huvitav, miks see on, kus tegelikult ju jalgpall, nagu ma mõtlen nagu, et nagu instant action või kui sa mõtled gamblingu mõttes on ju, et noh, jalgpall on siuke suht aeglane mäng, vähe actionit on ju, et tegelikult on nagu instant actioni mõttes on nagu palju huvitavamaid sporte, et või Ander, kas sa oled näiteks näinud oma tööst, kui võtame jälle lähme korraks sellest jalgpallist, korvpallist nagu eemale, et võib-olla mõni nagu kas sport või siis isegi võib, noh, mõni liiga või mis on nagu üllatavalt, mis võib-olla esimese mõttega ei mõtleks, et võiks olla nagu mingi ilgelt hea content, aga nagu üllatavalt hästi näiteks teil müüb või nagu on huvisid nagu selle vastu? Võib-olla siis, kui sihukest mitte nagu põhisportidest kõrvale minna, siis võib-olla tahaks ära mainida mingit table tennist näiteks. See on puhtalt sellepärast, et see on ka hästi kiire. Seal on nagu seda nii-öelda numbreid, nii-öelda palju neid mänge on, kui sa täna teed lahti mingi ükskõik millise bookmakeri, siis enamustel on mingit table tennist on nagu saadaval, et kui sa tahad nagu lihtsalt minna gamblima, siis vali välja ja pane. Table tennises, ma tean, et see vist ongi selline top 10 sportbookidel või playas öelda üle maailma, nagu see on väga populaarne. Siis streamimise teema ka nagu aitab sellele äkki kaasa. Need lauatennise turniirid on nagu minu arust YouTube'is mingi tasuta või saad vaadata neid amatöör-crap'i, et siis on nagu fun nagu vaadata. No meil seal tuttavad on ka. Ei, no on päris lugu, kuidas tulin tööle üks päev ja siis öeldi, et kuule, endine kolleeg meil Bet365 on siin streamis ja täitsa saab nagu bettida ka. Ja streamingu isegi temaga kontori lauatennist mängida. Võit pole saanud, aga... Ja streamingu mõistes ka, et tegelikult nüüd, kui rahaliselt mõelda, siis tegelikult see nagu table, et sa nagu streamid seda juba nagu booki nagu lehelt, et see on nii palju, see on nii odav nagu bookmakeri jaoks võrreldes see, kui sa nüüd hakkad siin tahad endale mingit premi mängu nagu näidata streamist nagu lehel, et see lauatennis on hea nagu super. Streamimistega sa ei ole üldse seotud, Andre, eks ole? Me ikka pakume jah. See on teil koos siis nagu? Okei, ehk siis mingis õigused on teil nagu streamimisele eraldi, et siis saate seda ka pakkuda, okei. Ja see nagu, see nagu müüb paremini, on see nagu müügiartikkel? See on vist nagu uus, nagu ongi viimasel ajal nagu üks suurem müügiartikkel. Minu jaoks nagu see tundubki nagu päris nagu oluline või hea nagu faktor, et sa näed nagu reaalselt, mida sa panustad ka nagu, et on nagu funnim. Ma tean, et osad muidu gamblerid lükkavad lihtsalt suvalt nagu ja vaatavad seal umbes seda live match trackerit graafilist mingit palli või midagi. Aga kui sa reaalselt näed pilti ja nüüd sportlasi, see tundub päris fun. Siin Michael Scofield chatis küsib, et kumb on populaarsem, et kas veepall või käsipall? Kas veepall on teil offeris olemas? Ja veepalli puhul on tegelikult huvitav see, et mingi aeg tagasi nagu see veepall on teatud Euroopa regioonides hästi populaarne ja siis nagu mingid on nagu küsitud just isegi, et võiks nagu rohkem olla, sellepärast, et tolles regioonis on see asi nagu populaarne, eks ole. Tegelikult mingi olümpiate ajal ka niimoodi, see on suht okei, kuidas seal... Võib-olla selle küsimuse jätkuks ongi, et võib-olla mis on nagu mingid suused võib-olla veidramad asjad, mida nagu kliendid tulevadki teilt küsima, et nagu, et
kuulge, olge hea, et meil oleks vaja ja siis teate võib-olla, et joh, ei tea, ma ei tea, niisugune sport olemaski. On niisuguseid asju või kui tihti neid on ja mis need veidramad olukorrad? Pigem on harva, sest need on ikkagi niisugused niši nii-öelda tooted, ütleme niimoodi. Aga viimane võib-olla, mis oli kõige naljakam, oli samas saan aru, miks seda küsitakse, oli see mingid nii-öelda Kings League või mis see siis on, kus on Gerard Piqué tehtud ja kes seal kõik need vanad nii-öelda jalgpallurid on, seal on nii-öelda meediastaare, keda me igapäevaselt tarbime, on seal promotivad seda ja siis ja neil on muidugi mingid super lollid reeglid seal, et viimane, mis ma just uurisingi, et viimased 3 minutit, kui sa mingi joone tagant lööd peale, siis sa võid 2 punkti saada jalgpallis ja väravat ei tohi kätega tõrjuda, et aga kas keegi reaalselt pakub ka seda või see on nagu utoopia? See tuligi sellest ka välja, et ma hakkasin kohe isegi uurima, et kust see nagu tuleb, eks ole, et tavaliselt request tuleb sellepärast, et keegi pakub, eks ole, ja 3-5 olid reaalselt olemas otsid selle kohta, sellesama nüüd UK-s tehti 6 liiga ja seal olid ma ei tea, Ronaldinhod on sul promotivad seda tänapäeva staaridest nii palju ei olnudki, aga kõik nii-öelda Shearerid, ma ei tea, nimeta ainult üks ja palju olemas. Aga kuidas see on nagu, et kui siis niisugune request tuleb, on ju, kui reaalne see on nagu, et siis nagu teie, või see juba nagu ei puuduta enam sind, et kas see nagu päriselt juhtub ka, et te hakkate midagi sellist pakkuma? Selles suhtes, et me ikka nii-öelda uurime võimalusi, et kas me saame seda või ei saa seda, aga ütleme niimoodi, et antud näite puhul on päris nagu sihuke tehniliselt keeruline sellist lihtsalt hakata nagu seda pakkuma, et seal on tegelikult tulevad nii-öelda probleemid, et sellepärast seda ei pakutagi, ma arvan, väga laialdaselt, eks ole. Aga rääkides probleemidest, siis võib-olla mingid põhjused, miks on mingisugune content, mida nagu pakutakse, aga siis mingil põhjusel nagu sellest, kas siis klient loobub või te ise loobute. Mis on nagu põhiline põhjus, miks näiteks oletame, et keegi on harjunud mingisugust asja panustama kuskil ja siis järsku see kaob ära, et siis ma nagu eeldan, et ongi provider lõpetab selle pakkumise ära või see võib nii seinast seina minna need põhjused? Need põhjused on täiesti seinast seina, et võivad olla ükskõik millised pseudopõhjused ka kasvõi. Seal vist võib olla ka mingid põhjused, ma ei tea, kui palju teil tööst tuleb, puutute kokku, aga kindlasti on ka nagu mingitel nišisportidel on see, et võib-olla suru-hurraaga hakatakse pakkuma, on ju. Aga siis lihtsalt tulemused on nagu on lihtsalt nii kehvad, sest see on nagu nii sharp-driven nagu market, et sinna ei tule nagu recreational raha, et on, ma ei tea, oma töös, Andre ja Kristjan, on teil juhtunud, et te peate lihtsalt loobuma milleski, et võib-olla provider pakub content'i, aga lihtsalt tulemused on nagu nii kehvad, et peate nagu loobuma? Ma vastan enne, et meil oli ikkagi see lähenemine, et kui me midagi pakume, et siis me nagu üldiselt maha ei võta, siis on meil mitmeid erinevaid variante, et me näiteks, eks me vaatame, kuidas nad meid nagu pidivad, me püüame parandada enda pricing ut, me teeme sellel spordil või marketil või kus iganes täpselt meid nagu piditakse, et me teeme seal maksimaalseid nii-öelda limiite vähemaks või siis ongi, et me pöörame eraldi tähelepanu sellele spordile, et kui panused tulevad, siis me limiteerime nende kasutajaid kohe, uusi kasutajaid, et me üldjuhul nagu ikkagi nagu maha ei võtnud, kui midagi nagu väga valesti ei olnud, et kui midagi üles oleme pannud, siis on ikkagi selle mõttega, et jääda, aga... Ja ma olen täiesti nõus jah, et ma olen nagu kokku puutunud ka sellega, kus on nagu tahetud mingid liigasid nagu maha võtta, et siin reaalsetest näidetest, et eelmises töökohas oli Ecuadori liiga, kus nagu meil oli pidevalt mingi sündikaatidega probleeme, et aga laias laastus see nii-öelda liiga mahavõtmine peaks ikkagi olema kõige viimane variant, mis sul üldse on. Et võib-olla B2C-na see otsus on nagu kergem, on ju, aga B2B-na on reaalsus see, et see nüüd, et sul ühel kliendil on mingi sündikaat jama, on ju, siis tegelikult neid mingisuguseid 50 teist klienti, neid absoluutselt ei huvita see. Et see on nagu sinu enda probleem, on ju, mis seal nagu korda teha, siis B2C-na ka nagu sa peaksid ikkagi kõiki neid asju, mis nagu Kristjan just ütles, et sa saad tegelikult ka pakkuda asju mingi super konservatiivselt, et laias laastus sind absoluutselt ei huvita, mis seal nagu toimub, on ju. Et see on, isegi kui sa seal vahepeal kaotad, siis see on täiesti, köömes. Wolfi küsib, et ma ei tea, et Andre tahab esimesena vastata, et sa näed seda, mingid üksikud evendid, et kas Geeniust, kas teil on mingi sükene süsteem ka, kus te saate sellist asja pakkuda või see jääb ikkagi ainult nagu sinna bookmakeri enda poole peale? Näiteks mingi Starboxing sa mõtled siis, Kristjan? Seal on välja toodud, et mingi charity jalgpall, ma eeldan, siin oli see mingi... Manchester Unitedi veteranid. Youtuberid ja mingid asjad ja mingid sükst asjad.
põhimõtteliselt kui meil nagu marketid on olemas, et siis ikkagi saab pakkuda küll ka charity mänge, et see ei ole probleem. Eeldades, et see nii-öelda spordiformaat ka nagu on nagu normaalne. Okei, no muidugi me räägime Geniusest, siis Genius nagu üldjuhul ikkagi ju ta küsib, mõtleb, et kuidas need hinnad tulevad, et see on muidugi nagu teine küsimus juba. Ja aga nagu see point ongi see, et kui kontekstis räägime nagu hinnastamine, aga nii kaua, näiteks live match'i ajal on ju, et siis see nagu eeldaks siis seda, et ongi, et see on nagu sport, millel on nagu päris reeglid, ehk teil on nagu nii-öelda mingid mudelid selleks olemas ja siis midagi, mis ta nagu power'ib, on ju, et siis selleks peab olema siis ametlik nagu feed. Aga okei. Aga näiteks rääkides feedidest, et võib-olla siis natukene selgitame vaatajatele ka, et kui nagu mäng on in plays, on ju, mäng käib, siis te saate nagu laivis panustada, aga selleks, et see toimuks, peaks nagu siis nii-öelda Kihlvee kontoritele mudelisse tulema nagu õigel ajal informatsiooni, mis juhtus, kes viskas korvi, kes viskas punkti, kes lõi tennises punkti, on ju. Et võib-olla kiirelt seletada, et kuidas nagu Genius Sports või üldse providerid, kus see nagu info nagu tuleb, et kas see on nagu ametlike kanalite kaudu või tuleb mingi läbi TV või ongi nagu erinev miks nendest asjadest, kuidas see käib? Põhimõtteliselt ongi sul 2 varianti, eks ole, kas sul on keegi, kes sul on väljakul kohal, paneb need action'id sisse või siis keegi vaatab seda mängu telekast ja samamoodi paneb neid nii-öelda datapunkte sisse ja põhimõtteliselt nii ongi. Aga kui sa võrdled, eks ongi, et keegi nagu staadionil teeb seda versus televiisori vahel, et kui tee nii-öelda nagu müüja pooles, ma ei tea, võib-olla nagu mitte otseselt rahadest küsida, aga et kui suur vahe kliendil on, et kas see on nüüd nagu ikkagi otse feed või see ongi nagu, või kui suurtest delaydest näiteks on nagu vahel räägime? No telekast muidugi on suurem delay, eks ole. Need delay'd võivad olla täiesti seinast seina, võivad olla seal kuskilgi 4 sekundis kuni mingi 20-30 sekundini, oleneb täiesti liigast. Aga kui näiteks on 30 sekundit, kas see on siis miski, mis nagu saategi pakkuda või käibki mingit? Üldiselt nagu ikka sellist asja ei saa pakkuda, sest seal on nii suur oht, et kui inimene on keegi staadionil, siis ta nagu lihtsalt karistab seda nii kiiresti ära ja see on nii-öelda bad customer experience, mida me ka ei taha ja siis tuleb leida lihtsalt teised lahendused, eks ole. Ja muidugi kui keegi on staadionil, siis see on suhteliselt vahetu, eks ole, see delay on ainult nii palju, kui selle nii-öelda nupu vajutamine aega võtab, eks ole. Aga klientidele, et kui palju siis klient nagu hoolib sellest, et see feed nii-öelda on, et see on nagu väljaku feed või et see ongi mingi... No, suuremate liigade puhul ikkagi hoolitakse rohkem, sest seal ongi seda nii-öelda piitimisvõimalust rohkem, aga madalamate liigade puhul see ei ole nii suur oluline. Ma võib-olla ka lisaks siia, et selles mõttes, et miks nagu see venue nagu, et see staadioni õigused on nagu olulised ka, et siin kindlasti nagu mingisugused suuremad firmad on nagu väga advanced nagu analüüse teinud, aga laias laastus, et kui sa saad ikkagi pakkuda kliendile seda nii-öelda live bettimist nüüd 2 sekund delay on ja versus see, et seal on mingi 8 sekundit on ja et tegelikult see iga sekund, mis see inimene nagu ei saa panustada sinna, et see kuidagi on võimalik ikkagi rahalisse nagu väärtusesse ümber arvutada ja see on nagu super, eriti nagu mingisuguste väga kiirete sportidega nüüd on ju, et jalkas võib-olla see 8 sekki okei, ei ole nii traagiline, aga nüüd, kui sa hakkad seda lauatennist laksima on ja või kossu. No sa ei saagi marketid üleval hoida. Kui mõtled korvpallis see keskmine rünnaku aeg ongi 10 sekundit. Täpselt, kuidas sa siis 8 sekundiga on ja nagu jõuad oma panuse panna, et samas juba sa paned panuse samal ajal juba mingi tüüp viskab 3 on ja siis juba keegi võtab tehnilise, ma ei tea, keegi saab kuskil peksa juba umbes ja sama kõik see nagu juhtub ja siis saab mõtleda, et okei, ma enam ei tahagi. Et see on selles mõttes kliendi experience'il on nagu väga nagu suur osa see, et paljud nagu ettevõtted ka oma just nii-öelda teada headele klientidele, nad põhimõtteliselt on nagu nõus isegi ilma delay'ta nagu pakkuma seda live bettimist, sest nad võtavad nagu selle riski, et okei, ta võib nagu abuse ida, kuna me oleme teinud nagu oma profilingu töö nagu juba varasemalt ära, siis me oleme nõus nagu selle pisikese riski võtma selle arvelt, et sellel kliendil oleks mingi hullult hea kogemus nagu bettimisel. Võib-olla loodan, et tohin küsida seda, et Genius Sportsil, kui räägime Premier League jalgpallis, siis Genius Sports on seal nii-öelda... Võime puudutada seda teha? Oleme küll, jah. Olete nagu nii-öelda ametlik feedi pakkuja, on ju? Jah. Nii, nüüd küsimus. Et oletame, et kui meil keegi saatevaataja vaatab Go3-st, vaatab, või kus seal näidatakse Go3-st Liverpooli Manchesteri mängu ja nüüd Mo Salah lööb värava, on ju.
siis mitu sekundit enne seda, kui mina seda telekast näen, mitu sekundit enne see tegelikult juhtub? No see teleka kolme nii-öelda delay'dest me ei saa kahjuks rääkida, sest kolme delay'd on seal minuti pooleteise juures, et selleks ajaks on võib-olla seis 1-1 juba. Ja see on jah. Seal on väga halb sõna. See on väga kohutav. Aga võib-olla mõnes Iiri pubis või ütleme mingis normaalsemas televisioonis, et kas me räägime nagu sekunditest, sekundikümnetest? Ma tahaks arvata, et seal võiksid olla need nii-öelda mingi 10-20 sekki, midagi sihukest. Aga no ma ise arvan, ma nüüd ei tea muidugi, aga ma pakuks, et sihukestel suurematel liigadel võib olla ka nii-öelda pandud see delay peale ka, eks ole, et väike delay nagu, et keegi ei saaks seda nagu varastada, eks ole, põhimõtteliselt, et see on, ma arvan, ka tehakse. Kristjan, las küsida. Ei midagi, seal oli paar asja, üks inimene ütles, et 2 Andret saates. Ei ole 2 Andret, on Andre Sild ja Andrei Sokolov. Ja teine küsimus oli siin 2 inimest kritiseeris Olipeti live ja et me ise ei ole mingid väga suured live-bettijad, aga see on üks frustratsioon, mis mul eluaeg on olnud see, et sa lähed laivis, ma tahan midagi panustada, sa loadid 15 sekundit, ei saa panustada, proovid uuesti ei saa ja siis jälle, see on nagu, aga okei, see on aastatega natuke paremaks läinud, üldiselt see bet delay on peal, et inimesed ei saaks, siis ongi bookmakerid on ikkagi laias laastus seal väga safe'i poole peale, Andre. Nad on nagu, sa rõgid, et see nagu, nad ei saa lasta ja piusida, et kui mingi inimene avastab, et ta saab panustada nagu väravaid enne, kui need reaalselt nii-öelda ootsid uuenevad, siis see on täielik katastroof. See üks inimene võib teha sellise damage'i, mida sul 100 head klienti nagu tagasi ei tee, et sellepärast on need live nagu delay'd ja nagu laivis nagu kohati raske, aga nad ütlevad muidugi Olipet on halvem, siis see on juba Olipeti enda pask, et ma ei oska. Mina soovitan siinkohal näiteks seda tagasisidet kirjutada Olipetile otse, et kui sul on nagu negatiivne kogemus, siis kirjuta neile, kus mängus, mis minutil, mis sul probleem oli ja ma olen suht kindel, et nad nagu vähemalt tõstatavad selle teema. Keegi kuskil seda nagu uurib, et mis juhtus ja kas saab nagu paremini teha. Eelmise aasta lõpus tegelikult oli suht väga nagu hea näide ka sellest, kus Serie A's official feed provider nagu kaotas need ametlikud õigused ja siis mingi oli teatud periood, kus laias laastus väga paljudel bookmakeritel oligi nagu seal mingi 15-20 sekki delay on ja kuna sul enneolevalt oli nagu see liiga juba seadistatud sellisel ülesel, et sul on suhteliselt madal bettile ja siis sa hakkasid nagu laias laastus ikkagi väga kiire perioodi jooksul nägema, et sul tulevad väga suured betid on ja kogu aeg on latency probleemid ja siin nagu Kristjan ka mainis, et need mehed, kes on nagu teevad seda elukutseliselt, seal ei ole nagu see, et kuule, ma tulen panen oma mingi 20 € ära, et seal ikkagi laksitakse sulle nagu selliseid summasid peale, kui sa teed, see on ju reaalselt nagu guaranteed raha sulle. Sa võtad oma betid ära, sa paned kiire withdrawli, kasutaja jälle bännitud, teed uue kasutaja, see on nagu haige protsess, nagu masinavärk. Ma ei tea, Andreks, kui me räägime sellest nii-öelda latency ja sellest delay probleemist, kas seal on mingid regioonid või riigid, kus see on nagu eriti aktuaalne, sest ma ise enda töökohast, ma mäletan, meil oli nagu Põhjamaade mingi asjadega, hokiga, jalkaga, Rootsi, Norra, nagu millegi pärast olid nagu niisugused, või teil nagu ei ole niisugust asja väga? Otseselt midagi niisugust, et võtta nüüd kindel regioon ja et seal on alati probleemid, siis seda nagu ei ole tähendab. Pigem lihtsalt juhusikult, et mingi telekanal on nagu kuskil aeglane, aga te võib-olla ei ole täpselt teadnud, et nad on nii aeglased. Aga see on nii ka, ma eeldan, et mängudel on, see lõpuks peab olema ikkagi päris inimene, kes selle info sisse paneb, et kui ta nagu selle staadionil, et kas on võib-olla mingisugused olukordi, kus võib-olla lihtsalt see inimene, kes seda teeb, ei ole piisavalt nagu adekvaatne, vaja välja vahetamist või suudab nagu seda, et ongi nagu võib-olla siis konkreetne inimene, kes selle eest vastutab on. Või ta ei ole meelega adekvaatne, toome nüüd intriigi ka sisse, eks ole. Loodame, et sellised asjad vähem, aga ma eeldan, et kindlasti kunagi kuskil on juhtunud. Nüüd viimased aastad paar ei ole tõesti ühtegi niisugust case'i nagu ei tule meelde küll, aga siin, ma ei tea, mingi 7-8 aastat tagasi võib-olla rohkem isegi tuleb küll üks näide meelde, kus peaks olema nii-öelda venue feed meil, eks ole, mingile mängule. Ja siis hakkavad kliendid järsku kurtma, et kuulge, et tulevad mingid nagu betid peale, et kuidagi nagu vale tundub see asi, eks ole. Ja siis hakati uurima ja kontrollima ja siis tuligi välja, et see tüüp, kes pidi nagu staadionil olema, tegelikult läinud pubisse ja siis vaatas telekast ja siis pani neid nagu action'id sisse, aga ta et pubi mingi võibki olla nagu Olipet mingi 20-30 sekki maas ja me rahulikult paneme datat sisse, aga
et lõpuks seal layerid on nagu mitu, et aga seal ma veits nagu ka tean, võib-olla sa tead isegi paremini, aga on ka nagu see nii-öelda see kontroll nagu nende skautidega kohati on ka nagu päris range, et kindlasti, seal nad peavad nagu ikkagi ma arvan, et see on ka ajaga nagu kindlasti arenenud see kontroll just, et seal on mingid videocallid, et tüüp näitab, et on staadionil, et peab mingi piletist nagu pildi saatma, et seal on neid naljakaid nagu lugusid on need, ma eeldan, et nagu ilma kus mingi tüüp umbes ei taha seda piletiraha maksta, siis kuskilt sealt mingi umbes kuuleb nagu staadioni helide järgi, paneb neid väravaid sisse ja mingid selliseid asju, et no sellepärast ilmselt ei olegi nagu märganud ka enam. Mina olen üks inimene, kes muidugi ise neid feed'e kunagi telekaga jalgpallist teinud ja ma mäletan ükskord mul näiteks juhtus siuke asi, et mul oli kaks täiesti vale, mul oli televiisoris täiesti vale mäng. Ma nagu enne mängu ei olnud väga süvenenud ja siis järsku mäng käis, vaatasin esimene minut käib, mul oli telerisse kanal pandud, siis ma nagu vaatasin, et need särgid enam-vähem kappisid midagi Vikipeediaga. Ja siis mingi hetk tullakse küsima, mis oli seal 6. minutil, et kuule, sul on siin mingi korner panemata ja mis see kollane kaart siin on ja ma olin, et väga oli ja siis tähendab, aga need oli täitsa, sul on täitsa vale mängijas, et siukseid asju nagu, no neid, selles mõttes aastate jooksul on siukseid asju väga palju. Ikka juhtub, human error on muidugi sellega muidu ei ole küll feediga seotud, aga tuleb ka üks hea jutt, et kunagi trading tiimis töötades siis oli nii-öelda üks nii-öelda trader treidis NBA-d ja siis ta pidi nagu nii-öelda võrdlema turgu, on ju, 365 näiteks, et jälgima, kus nagu turg on. Ja tal kuidagi, võib-olla oli seal midagi veel ja siis tal oli kuidagi arvuti ekraan friisinud või täpselt ei saa aru, mis. Ja siis seis oli, lihtsalt oligi 62 jäi sisse ja siis samal ajal aga nagu feed, päriselt feed, millega tema siis töötas, see nagu toimis korralikult, et skoor läks edasi, oli mingi 80, 65 juba või 70. Aga see, mida tema võrdles, oli 62 ja siis tema muudkui krutib neid ootse, et kogu aeg selle 62 seisu järgi teha, et jah, et need, kes on piisavalt kaua selles industrias olnud, need nagu näevad, et neid human error'id on palju, aga mis peab ütlema, et ikkagi see industri on seal aastatega nagu väga suure arengu teinud, et neid asju nagu väga vähe tuleb ette. Ja kindlasti. Eriti keeglussportsil. No selles mõttes, et tehakse ja neid lõputult, et need safeguardid muutuvad paremaks ja rohkem automatiseeritakse. Tänapäeva nii-öelda mudelid on ka ikkagi, kui me siin räägime mingi top level jalkast, et kui palju sul seda inimest siin ikka vaja on, et kui midagi väga nagu hullusele ei hakka toimuma, siis laias laastus see mudel treidib väga ilusti sinu ees selle ära. Kas teil on, seal küsitakse kas tänapäeval on mingid feedid, mis on läbi kaamera? Kas teil on ka mingi Second Spectrum? Ma kuulsin ka, et Second Spectrum on näiteks Gino Sports ära astu, kes on siis NBA-s oli kuulus, kes suutis siis trackida igast jooksumaid, igast mingisugust statistikat, et see pool areneb. See pool areneb veel aga seda veel nagu... Võtab veel aega natuke, jah. Aga selle järgi nagu nõudlust, ma eeldan, et kliendid küsivad. No selles mõttes see võtaks ju tegelikult nagu tööjõudu. Ja selle järgi on firmal endalgi nõudlust, et see on ju potentsiaalne cost saver. Cost saver, jah. Okei. Ja võib-olla siin päris lõpetuseks küsiks Andre sult, et võib-olla mingi content või mingi asi, mis on võib-olla äkki tõusu teel, et ma ei tea, võib-olla siin mingi 5 aastat, 6 aastat tagasi sai rääkida e-sportsi tõusust, on ju, et kuidas nagu kuskilt tuli ja kindlasti oli nõudlus selle järgi hästi palju, et kas on sul siia lõpetuseks öelda, et midagi, millele silma peal hoida, et hakkame nüüd igast nurgast nägema, et mingisugune uus asi ilmub? Hea küsimus. No ma arvan, et nagu sa ise välja tõid ka, et 5-6 aastat tagasi, kui hakkas e-sports tulema, et tegelikult seal oli see nii-öelda trigger oli tegelikult COVID, eks ole. Ja siis oli vaja nagu midagi, mis toimiks. E-sports on väga hea, igaüks teeb oma nurgas teeb, eks ole. Sealt tuli ka igasugused table tennise nii-öelda võidukäik. Tänapäeval saab ka panustada kõvasti, mis laias laastus läheb e-sportsi alla, on mingi NBA 2K peale ja siuksed asjad, et sealt tulid nii-öelda need asjad rohkem pildile. Aga ma arvan, et võib-olla lihtsalt mingid rohkem liigasid hakkab tulema nii-öelda jalgpallis saadavale ja seda... Lõpuks seda ei muuda miski. Kogu maailm on nagu erakaetud, kas see on nagu Aafrika regioon või mis nagu riigis? Kus potentsiaali võiks olla veel võib-olla või? Jah, ma arvan, et Aafrika on väga hea kontingent, kust võiks midagi tulla.
No, tegelikult on osad... Mul seda endale nagu kõrvalt vaadates, mul tundub, et seda jalgpalli on nagu lihtsalt nagu sa ütled, et jalgpalli tuleb juurde, ma mõtlen, no kust seda juurde tuleb, kui meil on siin mingi Uganda naisteliigad. Alati saab Eesti Rahvaliigat hakata pakkuma. Oskar seal värava kohati olnud. Paru värava. Ja sina parem võitsid. Aga ühesõnaga seda, jah. Tegelikult on, seda nagu osad vist pakuvad, aga ei ole näiteks 365 märganud, aga tegelikult on ju väga suur potentsiaal veel tagasi tulla, kui kunagi peaks sõda läbi saama, eks ole, et seal on nagu meeletult liigasid sporte, mida nii-öelda kaverdada, erinevad timezone'id, kõik asjad. Ühesõnaga, laiastus võib öelda, et nii-öelda lõpuks kogu seda content'i osa, et nagu väga pikaks ajaks jääb jalgpall domineerima. Jah. No see on Oskar küsib muidugi jälle provokatiivseid küsimusi, et maailma mõistes jalgpall on ikka selgelt number 1 spordi. Meie eluajal ka üks see ilmselt ei muuta. See betting nii-öelda habit kandub lihtsalt sinna nagu sellest edasi, et aga küll kost tuleb. Loodame. Yeah. Suur tänu sulle saatesse tulemast. Aitäh kutsumast. Praktiline panustamine. No nii, aga vaatame siis üle, mis content'i Kuulbet pakub, et me saaksime teha mõned praktilised panused. Kristjan üritab siin sisse logida. Ma saan aru, et meil on sisse logides mingisugused väiksed probleemid. Seniks. Andre, võtta kokku, Andre räägib tööd. Ma sain sisse. Sa said sisse? Ei, aga jah, et see võib olla päris nagu hea, et meie vaatajale ka, et eks me siin proovime nagu natuke sellest köögi poolest ka rääkida, et kuidas need nagu mängud nagu tulevad ja ilmselgelt selles mõttes, et seal on nagu super palju sellist commercial nagu rahalist nagu asja nagu taga ka, et me tegelikult, kui me siin räägime, et mingi firma ostab ära mingi Premier League'i nagu ametlikud raitsid, siis tegelikult see on mingi haige raha, mis sinna nagu firmad panevad ulme rahasid sinna alla, et neid õigusi saada ja siis nad nagu müüvad neid edasi ja ilmselgelt nad küsivad nagu premium hinda ka selle eest. See huvitav fakt on see, et miks me nagu räägime ka, on see, et Geenius Sportis ja Betradar, mis on mõlemad nii-öelda Tallinnas, on neil kõige suuremad kontorid, kui ma ei eksi. On selle turu liidrid ja suured rivaalid. On nagu suured rivaalid ja põhimõtteliselt maailma nii-öelda 2 kõige suuremat sellel ajal, et jah, toon näite, näiteks kui nii-öelda NBA ametlikud feedi õigused on Radaril, siis NFL-i ametlikud õigused on Geenius Sportsil ja siis seal käibki siuke sõda ja üritatakse leida mingit ühisosa, et see ongi see põhipõhjus ongi, kui me räägime NBA-s, oletame, et sul ei ole ametlikku feedi ja sul see bet delay on 5 sekundit ja sa teed laivis nii-öelda selle panuse on ja siis see on nagu kohutav customer experience, nagu siin ka paljud vaatajad nagu kirjeldasid, mida näiteks Olipetis või kuskil. Ja nagu kui me nüüd ka räägime nagu nende firmade vaatekohast, siis nemad peavad ka nagu, kui nad tahavad uusi just nagu neid kliente nagu saada selles mõttes bookmakerite mõistes, bookmaker nagu ka mõtleb, et kas ma lähen nagu Radarisse või ma lähen Geeniusse, et olenevalt nagu see regioon, kus nad oluline on, et sa ju ka tahad nagu, et ma teen Geeniusega pigem diili, sest neil on just need asjad või ma teen Radariga, sest neil ongi, ma olen umbes mingi kossu hullult. No tänapäeval on muidugi juba saab nagu miksi ja saab juba erinevaid lahendusi, et ei pea valima üht või teist. Ja, et saab mõlemat, jah. Jah, ei ole millest rääkida, aga teeme siis Kuulbetis mõned... Ja murus selle teist on 2 nagu topp ja 3 on nagu otsikond pauser, aga sellest on veel kuule. Sellest räägib mõni teine saade. Igal juhul. Äkki Martin aitab meile suurele ekraanile saada. Või Martin tahab juba hakata loosi tegema. Ma arvan kindlasti... Varsti, aga proovimegi Kuulbeti saada ekraanile, et ma alustan. Mina tahan ikkagi, kuna Eesti-Läti liiga kulminatsioon on kätte jõudnud, play-offid. Meil on Kalev Cramo juba jõudnud. Meil on ajaga okei. Juba jõudnud, Martin raputas pead taga, aga selles mõttes. Teeme kiiresti. Ühesõnaga, kulminatsioon on kätte jõudnud, siis ma tahan kindlasti kasutada võimalust ja teha panused, et ma ei tea, kui üllatav sinu jaoks, Kristjan, oli eile Tartu võit Selli vastu, mina seda ei näinud. Oli üllatav, et ma nagu kergelt kaldusin Selli beti poole, aga mitte piisavalt, et ikkagi panustada. Ütleme, kodus Tartu, ma ise nagu hoidsin vist eemale, see kodus Tartu on ju see pluss 10 pool, miinus 10 pool on ju. Kas see ei olnud mingi 8 pool äkki? Closes 10 pool. Et jah, sealt ma ise nagu hoidsin eemale, aga nüüd nad lähevad tagasi Riiga ja lõpuks Sellil, ma ei tea, 1.21 minu jaoks on see
true probability Riia võidule on seal lähemal 90%-le, et no selge. aga kuna see ootus jääb nii väikseks, siis ma panen selle, teen siukse vana hea. Sa seda seeria võite 1-19, see... Natuke jääb lahjaks, aga ma panen, lihtsalt huvi pärast vaata, kas kombosse saab panna neid asju omavahel. Ei saa, kulmetis ikkagi konspektid korras. Aga ei, ma panen kombosse selle VEF-i Moneyline'iga 1-3 Ventspilsi vastu, et Ventspils on küll siin hooaja lõpus väga tubli olnud, aga jällegi minu jaoks seal nagu protsentuaalselt jäävad natukene need... Kas selle peti kohta võib öelda Max Safe? Max Safe. Sellest, kui ma olen valmis ikkagi oma saate panuse tegema Ootsil 1.57. Sul need saate panuse tahate siis see peab hea olema, aga ei, päriselt tegelikult siin, no eelkõige just see selli pool, 1.21 on väga suur välju, et aga VEF 1.3, et see 1.57, ma tõesti näen, et see on nagu Max Safe. Okay. Sa võid Kristjan hea öelda, et tahtsid kritiseerida? Ei midagi. Tahku kiita? Ei, ma olen suga laias laastus nõus, et ma ei tea, äkki võib-olla saate vaatajatele tundub juba leim, et mulle endale tegelikult meeldib see selli -10,5, 9.93 ka, et ma vaatan, et mulle tegelikult meeldib isegi 11,5, et ma... Laksime kõik. Ja ma võtan... Ma splitin, ma panen siia 100 ja üks MMA panus tuleb ka kiiresti. Ma mõtlesin ise seda 10 spettida selline. Nii ongi veel, kuulmeti rubriik tehtud. Sina oled jalgpalli. Aga enne kui sa ära lähed, et Eesti-Läti liiga sellest, et vaata korra, sa näita seda outride'i võitjat ka korra, et see küll vist järgmiseks saateks meil läbi ei saa, et me ei hakka sinna panustama, aga kas sa ei arva, et antud hinnatasemel 1.95 Kuulbetis VEF on tegelikult nagu väärtuslik, kuigi okei, Kalev sai nagu edasi, aga üldse mitte veenvalt Liepaja vastu, siis tegelikult nagu kui ma vaatan siin Kalev 2.50, Selli 6, siis ma nagu räägin... ma väidan, et kui nüüd... Siin sai Selli isegi enne seda Tartu mängus 7-ga. Jah, just. See on nagu crazy. Ja, et kui ma mõtlen, et Kalev ja Selli läheb poolfinaalis kokku, mida nad suure tõenäosusega teevad, on ju, siis me räägime ju laias laastus 50-50 seeriast. Okei, Kalevil on koduväljaku eelis võib-olla väike favoriit, aga nagu me ju räägime siin nagu maksimaalselt 60% Kalevil eelistades seerias ja see on ka natuke liiga palju minu arust. No oleks Kalev nagu oma absoluutses selles tipphetkes, kui nad olid Eurocupil, aga selgelt nad ei ole. On neil Clarence puudu, Toom Hermet on mõlemad mingi päris arvestatava vigastusele, mängivad läbi vigastuse. Miškat, ma ei tea, mis seis tal pole mänginud 2 mängu, tal vist on hüppeliigese vigastus, mis on suht nagu lai mõista, et kui pikk see võib olla, et Kalev nagu hetkel ei ole enda parimas minekus, samal ajal kui Selli on toonud 2 päris pealt neha tugevat täiendust nagu Freimanise ja Fordi näol, et ma ise arvan ka, et see on päris, need otsid peaks olema suutvõrdsed. Ja samal ajal Ogre sai siis Valmiera vastu edasi, et võime öelda, et teenitult, kuna nad võitsid, on ju, aga kui me räägime upside'ist, et kellel oleks suurem võimalus justkui VEF-ile vastu saada, siis ma nagu näen, et Valmieral oleks olnud ka rohkem upside'i VEF-i ületada, ma arvan, VEF Ogre vastu on siis suurem favoriit, kui ta oleks olnud Valmiera vastu, mis taaskord siis nagu näitab, et see ühesõnaga pikk jutt, sitt jutt, mis ma öelda tahan, on see, et me selle saate rubriigis me seda ei panusta, aga vaatajad, ma täiesti siiralt arvan, et 1.95 ja Kristjan oli nõus ja Andre on niikuinii nõus. VEF võitmaks Eesti-Läti liiga. Mulle meeldib, et meil on aega on kiire Oskar mingit üle. Ma hakkan nüüd jutustama teile korvpallist. Aga okei. Mul ei olegi aega öelda, et ma jätan 50 eurot, panen Steve Ersegi peale, et tema oli eelmises vaidis suur favoriit, kaotas knockoutiga ja vastupidi, Moreno oli eelmises vaidis ka kerge favoriit, aga võitis üliveenvalt Albasi vastu 50-45, et ma leian, et see market adjustment on 2 fighti vahel nagu nii, et Morenot on tehtud nüüd selle pealt kõvasti tugevamaks ja Ersegi nõrgemaks, et see tuleb väga competitive fight, et suur tõenäosusega läheb otsuseni, see 5 raundi, otsuse hind on 1.47, see läheb otsuseni, et jah, Morenal on küll see toimub Mehhikos, tema koduriigis, aga üldiselt ma ise annaks Ersegile väikse eelise, et tema karjäär on nagu pigem tipus või isegi tõusuteel ja Moreno karjäär on nagu langustrendis. Hoiab kinni veel sealt oma primist. Kinni, et ma ise nagu arvan, et siin on upside ja olla Ersegil isegi parem, aga ma arvan, worst case see on selline 60-40 Morenole, aga ma ise ennustan 50-50, et panen ka siia 50 eurot ja Andrele viimased koefitsiendid suletud ja siin on spioonid. Mis? Siin on spioonid. Seda ei ole varem juhtunud.
Nonii, siin on... Seda ei ole varem juhtunud. Aga... Mul on täiesti šokeeritud. Andre, teeme sinu panust ära. Aga lähme siis Eesti jalgpalli juurde. Ma ei hakka ka siin kaua kinni hoidma, et ma tegelikult lootsin, et ma saan siin Eesti Premium Liigas Nõmme Kaljule pettida Levadia vastu, aga siin Coolbet on natukene adjustment'e teinud võrreldes, mis siin need otsid olid. Ja ma hoopis lähen Viigi peale, et miks ma Viigi peale lähen, et mitte Kure, vaid Kalju ja Leva mängus. Et põhimõtteliselt siin on see margin distribution kuidagi väga huvitav Coolbetil, et võrreldes Pinnaklega, neil on favoriidi hind sama, Pinnakle pakub Nõmme Kaljut mingi 6.20 ja Viiki 3.33, aga siis Coolbet pakub nagu Viiki 4, ehk siis peaaegu nagu ühe võrra kõrgemini, aga seda Kaljut nagu madalamalt, et ma ei saa aru nagu, kus see nagu vahe tuleb. Kas kõik 150 laed sellele? Ma panen kohe sinna ära jah, et siin eelmine kord ma läksin natuke madalama otsi peale, siis, aga seekord ma enam nagu ennast tagasi hoia, et Ander on ka suhteliselt madal ja selline viisakas 1-1 viik, ma arvan, on täitsa südikas ja kuna sa tegid nii madala kohvi ka, siis ma pean seda kombo, ma pean nagu kombo jaoks nagu üles tõstma. Ja siin näete, Kristjan skämmiti konkreetselt. Coolbeti treiderid on saadet vaatamas, tegid väikse korrektiivi. Me peame oma saatele ka delay peale panema, et siin ei saaks... Liiga kiire feed on praegu. Coolbeti treider oli reaalajas ikkagi nobedate näppude voor. Aga okei, paneme siis mingi kombo ka kokku, et... Kas sul kombo ajaks äkki on midagi natukene... Seifimata. Panemata. No siis võtan +1 Kaljule. Jah, mis iganes see on. Double chance, siis 2-20. Jah, läheb. Ma vaatan ka kiiresti, siis on double chance joots on parem. Minu arust ma olen seda varem ühe korra näinud. Topeltvõimalus. 2-26, jah, see on parem. Ja võtame selle... 3 senti nagu maast leitud. Jah, nagu maast leitud raha. Niimoodi seda väärtust kogutakse. Jah, ja siis kohe lähme magime see järgmise panusega. Talupoeg ütles, et Häter just rääkis, et need market suspensionid ajavad närvi, siis sai kohe näidet laivis näha. No see on see oli natuke teistmoodi, et oli pre-matchi olukord. No see oli eriti nagu selles mõttes tabe, et ilmselt siis saatest keegi pettis, et see juhus ei olnud, aga... Jah, see 2.93 tegelikult ei ole väga heots, et see mujal tegelikult on isegi 3-ga, aga ma ise nagu prassiks seda Ertsegi sinna 2.20 kanti võib-olla, et varu on. Nii. No ja siis Eesti-Läti Kossuliiga on meil vaja siia kombosse lisada, et nüüd on küsimus, et kas siis mõlemad VEF ja kas selli puhul siis spreed või... Või, mul on täitsa vales ka. No sa, jah, oled Eesti meistriliiga, aga ma Eesti-Läti liiga. No miks mitte mõlemad? Aga paneme. See on ju maks, safe. No siin juba mul on ju jälle ka nüüd panid sinna... Aga tundub, et tõesti, et saate vaatajad klõbistavad panused, et... Siin peab ikkagi tervikutega minema sinna Porto... Aga sa mine vaata, et äkki see pluss handicap sinna ikkagi... No loodame, et nad siis täitsa nüüd maha ei võtta. Lahti on, aga ei, väga põnev, et sel nädalal on meil... On keerulisemaks tehtud. Match offline. Pahandus. Andre, võta vastu otsus, et kas... Oi. No me võime üks variant on siis, et me lihtsalt lähme võtame selli spreedi ja saame selle kombo. Anderid tunduvad kuidagi kõik väga madalaks. Anderid on nagu korrigeerinud ennast natuke jah, et ega ma ei otsunud äkki jätame sul lihtsalt välja. Jah, et äkki siis tuleb, noh. Aga pane siis, pane siis VEF või selli pane ikkagi handicap, mitte mani. Ja muidu naeruväärne. Aga noh, selles mõttes, et nüüd meil on ikkagi ju vabandus ka juba olemas, et kui siin peaks ära tulema ja siis... Ja miks meil saate aeg venib, see on puhtalt Coolbeti seene. Teeme panuse. Boston küsib, et Oskar, kas Tartusse puudub null usk peale eilset mängu selline näitas, et on lihtsuralikud ju? Ma ei tea, ma arvan, et selles mõttes spordis on kõik võimalik, ilmselgelt, aga... Ma lihtsalt tuletan meelde eelmine aasta, kui Tartu mängis Ventspilsiga, siis nad said kodus võõrsil Ventspilsis mingi 20 lahmaka siis kodus suudeti võita ja siis otsustab mäng täpselt nüüd nagu on selliga saadi jälle 20 lahmakas. Subjektiivselt mängupildi järgi mulle tundus, et Tartu nagu pigistas sellest mängust maksimumi välja. Ja selli ei teinud head mängu. Selli mängis 80 prosaga nagu kaitses ja üldse füüsid, nad nagu kuidagi ei olnud valmis. Üks asi, okei, ühesõnaga... Vastus on see, et mul tõesti Tartusse võõrsil selli vastu puudub usk ja see on põhjus on, üks on siis tõesti Tartu kehv mäng, aga teine põhjus on see, et nagu selli ikkagi on hea võistkond ja ei lase ühest mängust ennast üle reageerida. Sul on õigus. Lähme. 500. Aga Paavo asjad kõigepealt.
panustaja Paavo. Aga Paavo peal pikalt ei jõua peatuda, sest muidu peame ütlema, et ei saa 500 eurot välja looksida. Aga sellegipoolest paar asja, mida näidata. Kõigepealt näita Paavo Raid. See on sel aastal 93,67. See on sellepärast, et Paavo on nii valikuliselt. Väga ülihäid panuseid. Kõik panused on ülihäad. Kõige halvem on see, kõige parem panus Kappenberger Bullis ei tulnud ära. Ja see on ikka täielik anomaalia. See oli anomaalia. Aga näita mulle korraks ka kõigi aegade tulemusi, et minu meelest said seal ka mingisugused ilusad ümmargused numbrid täis, et ei. Ja all time tulemused, ei veel üks täheb. Et meil sai täis 875 panust. Kokku on Paavo panustan 51 000 euro eest ja kasumit teinud 8500 eurot. Roi 16,6, et elagu Paavo. Näita, mis siis Paavo vahepealsel ajal pettinud on, et minust on võitnud siis tegi F1-ga kõva tööd, et ma eeldan, et Kristjan, teil oli Paavoga kõva suhtlus, et F1 algus on olnud hea ja pettidega saab rahul olla. Või juba teine etapp tegi korrektuure? Paavol, nagu ma näen, siis on ainult võidud. Tema nagu sinna teise etapi õnge ei läinud erinevalt minust, et jah, 2 etappi väga vähe hooajast on läinud, et tegelikult pigem on olnud riidid nagu head, aga ei ole tulemustes kajastunud, aga sample on üliväike, et see on nii väike nagu mäng, et siin Gasly väga kõrge ootus mul ei tulnud ära napilt ja 11 mõne sekundiga, eks ole, et oleks seal mõned asjad tagurpidi läinud, pluss ütleme suurem bett oli seal McLareni sprindi kvalifikatsiooni võidule, kus Kastri ja Norris suutis pole läpi, siis eelviimases airpinis pikaks lasta kurvi, et jah, aga laias laastus on hooaeg alanud väga põnevalt ja ootan huviga ise juba järgmist etappi Jaapanis. Ja võib-olla neile, kes siis ei tea ka ja kes on harjunud näiteks Paavot F1 jälgima varasetel hooaegadel, siis on ju Paavol on meil seekord sellest hooajast siis teeb ainult nii-öelda 1 panuse nädalas. Kui sa paned lahtised panused, siis sa näed, et seal on ta juba teinud 1 premium liiga panuse Narva Trans 255, saanud sellist closing line väljut, et ise ka ei usu, mis see praegu on mingi 1.9, et Paavo hullab täiega, aga hullab ainult korra nädalas. Aga kes siis ei tea, siis näiteks F1 panuseid teeb ka Kristjan ja meie petime spordipanustatud grupis, Discordi grupis ta oma panused ka jagab, et kindlasti võtke vaadake ja jälgige, mida Kristjan seal teeb ja rääkige kaasa, et Kristjani pette saate ka ikkagi nii-öelda teilida ja proovin ka ise äkki järgmisest hooajast väikse mingisuguse player propside projekti Discordi raames teha, aga nii palju siis reklaami Discordile, nii palju juttu Paavost. Ja nüüd on see aeg. Nüüd on see aeg. Me hakkame loosima välja 500 eurot. Ja kergejõustikuga siis omaselt siis, kas täna võib öelda, et võistled jooksevad selle raha peale? Jah, nad jooksevad selle raha peale ja mul on nagu üks asi väga huvitav. Meil on esiteks 62 osalejat, väga tore. Rekord. Ja rekord. Teine huvitav asi on see, ma vaatasin, et selles loosis osaleb selline kasutaja nagu Talupoeg. Et tundub, et mehele 29,500 eurost, mis ta hittis, jäi väheks. Et tahab ka seda 500 võtta. Ja võib ka öelda, et Kingo Foods ilmselt osaleb ka, kes siis tegelikult cash'is ka suurelt Panathinaikosega. Et üllatav näha neid mehi nagu siin ikkagi, kui ta siin selle 250... 2 hitterit, et no oleme nende... No loodame, et siis kellele seda raha rohkem on vaja. Nagu näiteks Ansip 21. No, kas Ansipist võiks saada esimene double champ siin? No kindlasti on ta favoriit. Aga ta ei ole ametlik champ. Ta ei ole ametlik champ, ta on see interim belt on tal. Aga no anname stardi ära, et vaatame... Ei dopinguga vahel. Aga vaatame, kes siin... praegu Wolfi supp on ikkagi võtnud, tal on nagu Wolfile taga omane ka Mohawk peas on ju ja täiesti eest ära minema. Kaksel Valter korra näitas ennast. 45 sekundit on sprint ja see soosib selgelt siin teatud kohast pärit inimesi. Estonian Virdo nüüd tegi kerge spordi ja Kingo Footsist just rääkides. Praegu on täitsa ees, aga eks me teame, et tegelikult otsustatakse lõpusirgel sellised asjad. Ja kui Niine on ka pikalt pildis, tavaliselt see ei ole hea näitaja, et kui nii pikalt nagu nüüd ja ma näen, et tagant tuleb. Kes see tuleb? Talupoeg ja Talupoeg tuleb! RS! Ei, see ongi Talupoeg. Hoiab ära, RS! Kui nii oli teine, väga tugev. Aga siin on ikkagi nüüd see, et kas on RS saates. Kas mees on kohal? Kas mees on kohal?
ja aeg läks käima. ja aeg juba käib. Aeg juba käib, kas RS on kohal, võib-olla Martin Igo näitab, mis see üldse, mis see esikohal jääb, mis see kohad seal nagu on, et Rassi ei pannud üldse tähelegi, RS ja Rass on väga ühed ja Kristjan Jõekalda ka ikkagi kohale. Üllatavalt jooksvaks 6. koht Kristjanile. Aga vaatame, kas siin RS on... Wolfi Supp ütleb, et võib-olla mehel minutiline delay. Ja kui Rass võib ka juba teada anda, et kas ta siin, siin Niki, no nüüd on vaja, kas siin on vaja nüüd seda tõestust. Et võib-olla Martin võib ka chatis nagu vahele tulla ja öelda, et kuidas me neid asju siin lahendame, aga kui Niki, kui sa väidad, et sa oled RS, siis ole hea, mine kohe praegu Discordi. Kas ta on see, mis see Niki oli, see ilmatüüruk Niki, kes laulis? Mis see laulis? Teeme nii, Niki, et mine sihukesesse chati nagu Petime podcast ja anna seal teada, et sina oled RS, kui see Niki tõesti oled sina. No ilmselt, kui ta pani oma petti sinna Discordi, siis ta peaks nagu... Jaa, aga siis me saame nagu kinnitada, et Niki, et see, kes on nii-öelda... Juba öelda. Ja RS kirjutab, et olen Niki, siis palju õnne, Niki. Sulle kuulub 500 eurot. Well done. Mis meil siis edasi? 25 eurot ka. Meil on veel 25 korda. Kuna mina seekord ei saa anda, et teie annate, siis mina just ütlen, kellele ma oleks andnud. Et ma ikkagi oleks talupojale andnud, ma arvan, et tal on ikkagi... Raha puudu, jah? Seal oli ju nii lähedal oli 30 000 sitted, aga natuke ei puudu. Et ma oleks nagu ikkagi... Kas oleks kahjudest? Natuke oleks kahju. Rich get richer on ju. Aga no, andke siis tühja. Aga no ma annan ikkagi siin... Sa oled uuesti aktil, et äkki tood meie tagasi. Inetu nali, aga mina siis annan juba, et eelmine saade sai ka nagu mainitud seda, et siin tagantjärgi Risto mingid asjad sinna lõppu, et see Eesti, et kas Eesti lööb nüüd Iisraeli vastu värava ja vaatasin täna selle panuse uuesti üle ja tõesti mehel oli closing line väärtusasjad, naised lõid ka mehed, tõesti. Et sa küll naerad, aga tundub, et on ikkagi... Tundub, et midagi oli nagu asja taga ja võib-olla selline lohutshauhind tagajärgi, aga ikkagi nüüd... See arvad, ikkagi see naised nüüd Iisraelile väravad, see mõjutas seda kogu pargi. Ja seda me nüüd ka järgmistes mängudes just hakkame ise ka vaatama, et kuidas need naised nagu... Ma arvan, me teeme vastama mudeli. Me teeme jah, et tuleb nagu... Mina annan seekord võib-olla natuke lihtsamale panusele, et ma annan panusele, mis tõi mulle raha ja mis tõi ka paljudele inimestele Discordis raha, et kasutaja nimega Kolodin, kui ma ei eksi, et tema pani sinna panuse, et Rauno Sappinen lööb esimesel poolel värava 10 koefitsiendiga, mis täiesti nagu kindlalt hittis, et väga võimas ilmselt see värava pani ka sellele peale. Et see oli jah, siuke raske hinnata, kui hea see panus oli, aga mu endal oli mõte, et see üks hea mõte oli, et kui sa juba Sappinenile panustad, siis palju kõrgem koefitsient sa saad esimesel poolel, et siis pettida juba nagu seda, et see mulle nagu meeldis, et... Niikuinii läheb vahetusse siis... Tal on ilmselt suure tõenäosusega vahetus, et tal see füüsiline seisund ei ole nagu mingi sürka, et see on rassida, plus meil on vahetusest nagu... Tamm on tuua jah, kes on hästi näidanud ennast. Kõva mees ka, et jah, et 25 eurot Kolodinile, et... Väga tea. Palju õnne Kolodin, palju õnne Risto midagi. Ja palju õnne RS. Lihtsalt meelde tuletuseks, et te peate oma võidust teada andma... Vaat äkki nüüd Martin kiirelt chati kirjutab, mis te täpselt tegema peate või vaadake Discordis Petime podcasti chati, seal on kindlasti info olemas, et mis te tegema peate, et proovige need asjad ära klaarida vahetult peale saadet, et kui te siin väga kauaks jokutama jääte, siis lihtsalt auhind võib edasi rännata, et vaadake need tingimused üle. Aga järgmise korrani. Vist jah, no nii palju peame muidugi mainima, et meil tuleb nüüd natukene pikem paus, et me tuleme järgmine kord eetrisse, kui ma ei eksi, siis 17. aprill. Võtame jällegi Coolbeti 500 kaasa, loosime välja, see tähendab seda, et peale tänast saadet me avame taaskord Coolbetime channeli ja teil on 3 nädalat aega sinna paugutada oma panuseid. Ühesõnaga 17. aprill, siis meil tuleb korvpalli teemaline saade. Kui me oleme valmis, siis ütleme head aega. Head aega! Nägemist!